spordiuudised. Raadio 2 spordiuudistega eetris Oleg ja Igor. Kulturismist ja oldkulturist Ott Kiivikas Eesti noortest. Noored on väga uuendusmeelsed ja kohati tundub, et nad viibivad teisel planeedil. 100 ajaloolist juubelit tähistab jalgrattaspordi tippsündmus Tour de France stardib 2013. aastal esimest korda Korsika saarelt. Jalgpallist ka esimese võidu Ameerika Samoa ajaloos sai nende jalgpallikoondis, kui alistas Okeaania piirkonna maailmameistrivõistluste eelkvalifikatsioonis 2-1 Tonga. Palju õnne! Fukuoka suurturniiril kaotas Kaido Hövelson ehk Barto Haruma Fujile ja tema 7-võiduline seeria katkes. Bartol on nüüd 8 võitu ja 4 kaotust. Tennisest ka. Eesti meeste tennise esireket Jürgen Zopp sai magusa võidu, alistades Helsingis 106 500 suuruse auhinnafondiga ATP Challengeri tenniseturniiri teises ringis maailmaedetablis 87. kohal oleva prantsuse Adrian Manarino 6-7, 7-5, 6-1. Zopp on karjääri jooksul varem vaid ühe korra võitnud maailmaedetabelis kõrgemal kohal asevad mängijad. Korvpallist. Naiste meistriliiga. Tallinna Ülikool Audentes noortekoondis 86-72, Püü viskas 21 punkti ja Svilberg 21 punkti. Korvpallist veel. Kas teile meeldiks vaadata naissportlasi võistlemas pigem kleitides või pükstes? Kas kleiti rõivastunud naissportlased tooksid publiku spordihallidesse? Mida arvavad sellest aga naised ise? Võrkpallist ka. Õue Kallas on paar nädalat Audis. Ja jalgpallist Chelsea sattus raskesse seisu, kuna jalgpallimeistrite liigas sai võõrsil Leverkuseni Bayernilt valusa kaotuse. Nii palju siis jalgpallist. Ja spordist ka üldisemalt.